Terve tervis veetis hiljuti pika võttepäeva Värska kuurortravikeskuses, et tutvuda ja tuua teieni võimalused, mida pakutakse erinevate terviseprobleemide raviks. Täna kõneleme nahahaigustest ning toitumise tähtsusest sellel teemal. Nahahaigustest, millega siin abi saab, on psoriaas ja allergilised nahadermatiidid. Et nendele haiguste puhul just need mineraalveed ja mudad on päris head. Aga nahk peaks ikkagi terve olema, et ütleme, et psoriaasi puhul on küll sellised kolded, aga nahk ei tohi katki olla. Ja siis võiks võtta neid vanne ikkagi sellise pikema kuuriga, ikkagi vähemalt sellise nädala jooksul. Ja Värskas just psoriaasile on väga head ravitulemust saanud, kui on vaheldumiisi mudavann ühel päeval ja mineraalvesi teisel päeval. Kuna psoriaasi puhul on naha niiskustasakaal rikutud ja naha paranemine on häirega, siis see looduslik muda, mis meil on ka segatud soolase mineraalveega, siis parandab naha niiskustasakaalu, et selle läbi siis nagu inimene leiab selle paranemise või nagu leevenemise sellele haigusele. Kas see tähendab, et me räägime ikkagi sellest, et ka nahaprobleemide korral ei ole võimalik saada täielikult terveks, vaid lihtsalt õigete raviviisidega ja õige elustiiliga saab haigust kontrolli all hoida? No ütleme, et psoriaasil on nii, et see kulgebki selliste ägenemistega ja siis sellise hea raviga, ütleme, et ka kindlasti need, mida nahaarstid on soovitanud, veesiravi, valgusravid, erinevate ravimeetoditega võib isegi väga pikalt ära hoida seda suuremat lööbimist. Aga see on jälle väga erinev inimeseti. Ja allergiliste nahahaiguste puhul siis siin oleneb jällegi väga palju toitumisest, muudest allergeenidest ja närvisüsteemist ja rahulikku meelt kindlasti on vaja. Ja allergilised nahahaigused on just lapsi kimbutab päris palju ja jällegi lastele ka sobivad mineraalveevannid. Lastele mudavanne ei tehta. Kui me nüüd juba natuke toitumist mainisime, siis ma saan aru, et toitumisega on võimalik ennast tervendada ja toitumisega on võimalik nahaprobleeme ka hullemaks teha. No jah, siis hullemaks siis, kui me sööme just seda, mis võib seda allergiat tekitada. Missugused on esimesed ilmingud, et võiks mõelda, et just toitumisest, valest toitumisest on tekkinud naha peale probleeme? No esimesed oleksid selline naha kuivus, naha kihelemine, et ütleme, et päris sellised lööbed võivad ka mingi muu haigusega olla seotud, et seal ikkagi nahaarstilt peaks ka nõu küsima. Tegelikult Värskas pakutakse väga head ja tervislikku toitu ja nagu me oleme juba kuulnud, siis kui näiteks tohter ütleb patsiendile, et sina võid ainult teatud tüüpi toiduaineid süüa, siis tehakse ka vastav menüü valmis. Ja meie köök saab tulla vastu, et näiteks kellelgi on juba mingisugused allergiad välja kujunenud, inimene ise teab, mida ta ei tohi süüa, siis arst annab soovitused ja meie köök saab sellele inimesele teha sellise toidu, mis teda siis paremini nagu hoiaks. Meie klientuuri eripäraks on erinevate vanusgruppide, rahvaste, nagu te ütlesite, ka haigused, inimestel on erinevad haigused. Et kui me nüüd koostada, siis ma tihtipeale konsulteerin meie maja arstidega. Samas ma pean silmas pidama ka seda, et inimestel on oma väljakujunenud lemmiktoidud, millest nad ei taha loobuda, ka mitte terviseasutuses. Ja samuti on väljakutseks see, et noored ootavad meilt trendikamaid roogasid, vanemad inimesed jälle klassikalisemaid, tuttavaid maitseid. Nagu ma aru saan, siis kõige märksõnaks on tervis ja tervislikkus. Mida siis tegelikult tähendab üks tervislik toit? Milline on tervislik toit? Tervislik toit on armastusega tehtud toit, meie kohalik tooraine, mida me kasutame võimalikult palju. Meil on väga head väikesed aiapidajad, kes toovad suviti oma toodangut. Proovime võimalikult tervislike toiduvalmistamisviisidega
ütleme, et vähem praadimist, rohkem küpsetamist. Siinsed külalised, kes käivad arsti juures, saavad vastavalt oma terviseprobleemile siis ka arsti poolt ettekirjutuse, et mida ta süüa tohib, mida ta süüa ei tohi. Aga on ju ka väga tugevat toidutalumatust inimestele, kes tõepoolest võib-olla vajabki ainult mingit spetsiaalset rooga, mida teil muidu nagu laiatarbemenüüs ei ole. Mida te siis teete? Me ikka leiame lahenduse, et ma ise olen õppinud eritoitlustust ja mul on kogemusi päris palju sellel alal, et küll me hakkama saame alati. Et jah, selles mõttes on palju seedehaigusi, mis nõuab ainult püreesöökide tarbimist ja nii edasi. Mis on siin, mis ajast ja aega on kõige populaarsemad road või mis klientidele kõige rohkem maitsevad? Kellel nüüd ei ole seda, et tervise pärast lihtsalt ei tohi endale seda lubada? Eestlased on ikkagi liha armastajad, et üks korralik šnitsel ja hapukapsas, sellest ikka ei ütle mitte keegi põhimõtteliselt ära. Et seda kiidetakse. Mis on kõige parem kompliment, mis on teile tehtud söögi eest? Ma küpsetan vahepeal siin leiba ja kui inimene ütleb, et see on maailma parim, et siis see on tõesti ilus kuulda. Oletame, et inimene tahab siin olla rohkem kui 7 päeva, näiteks 14 päeva. Kui ta nüüd saab head ravi ja samas ka toitub väga tervislikult, siis kui ilusana või tervena ta siit lahkub? Jah, 14 päeva võib olla täiesti hea selline ravikuur ja miks mitte. Ta kindlasti tunneb ennast paremini, puhanumana ja meeleolu on parem, mis ka lõpuks tervisele mõjub väga hästi. Ja see tähendab seda, et sama stiili tuleks jätkata ka väljaspool kuurtraviseinu. Siit saab ta head nõu juba toitumise, liikumise ja ravivõtete kohta, mida ta saab kindlasti ka kodus nagu jätkata.